tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tänane teema on teie varjatud hirmud tema suhtes. Kas see vastab tõele? Nii, mis hirmud teil on tema suhtes? Te veel nagu varjate ka neid hirme, te ei julge võib-olla iseendale seda tunnistada, mis hirmud teil on, mida te varjate. Teie varjatud hirmud tema suhtes ja kas see tõesti vastab tõele? Nii, kõigepealt vaatame, mis energiates te olete. Te võite olla naine, kes elab üksi. Te olete aktiivne. Võib-olla te isegi mõnikord armastate üksi olla. Aga te olete mingisuguses hirmus. Olete piisavalt aus, avatud uutele võimalustele, väljakutsetele ja üldises mõttes olete tasakaalus inimene. Tavaliselt olete harmoonias ja tasakaalus. Praegu te käite oma rada, aga liigne energia kulutamine mingite tähtsusetute asjade peale võtab teid nagu jõu ära. See tähendab, et teil ei ole praegu energiat nagu raisata. Kui te seda korralikult ei kasuta, siis igasugune tühi-tähi, võib-olla ka mingi lobisemine sõbrannaga võtab tõeliselt jõu ära. Teil on praegu teravdatud pilk suunatud kellegi meesterahva peale. Võib-olla otsitegi tõesti siis mingisuguseid, mingid infokilde selle mehe kohta, millest meil juttu tuli, eks ole, teil on nagu mingid varjatud hirmud selle mehe suhtes. Ilmselt hoiate praegu teda päris suure luubi all, jälgite tema tegevusi. Te olete inimene, kes võib hoida kinni nii asjadest kui inimestest. Teis võib praegu väljenduda ka mingisugune armukadedus, te olete praegu enesekaitses ja pigem te lahkute, kui teile midagi ei meeldi, te ei hakka eriti inimeste midagi seletama, lihtsalt pöörate ümber, lähete minema. See on praegu selline seis teil siin. Ja te iga hinna eest üritate vältida suhteid, kus on ka kolmas osapool, ehk siis armukolmnurk. Te nii väga üritate seda vältida. Te ei taha sattuda armukolmnurkadesse. Nii, see oli praegu teie kirjeldus, mis energiates te praegu hetkel olete. See on üldine ladumine. Vaatajaid on siin väga-väga palju. Inimesed on väga erisugused. Võtke ainult see, mis teiega kõnetab ja mis teid tõesti kõnetab. Kui te seda vaatate. Kui tunnete, et ei, see ei kõneta mind, siis lihtsalt ei vaata seda videot edasi, jah? Et olge lihtsalt enda suhtes aus. Nii. Kui te tundsite ära, et see olete teie, et jutt käib teist, siis vaatame edasi. Kõigepealt siis, et teie varjatud hirmud tema suhtes. Tundub, et see mees on päris endast väga heal arvamusel. Ta võib olla paras egoist, eneseimetleja, võib käituda nagu poisikene, kuigi siin on näitab, et täismees on. Teil on tõesti hirm, et ta võib mingi oma käitumisega, mingi hoolimatu käitumisega teie suhtes võib teile haiget teha. Te olete nagu pidevas stressis, pidevas jälgimises. Te ei talu mõtet, kui ta ka kellegi teisega teeb mingit koostööd, kui ta aitab kedagi. See ajab teid päriselt närvi. Teie varjatud hirmud tema suhtes. Teil on tunnet, et olete temast täielikult sõltuvuses. Teil on väga raske seda nagu endale
tunnistada. Teil on üldse tunne, et teil on raske nagu selle mehega läbi saada. Ja teil on tunne, et olete ikka üksi. Et isegi kui see mees on teie kõrval, te tunnete ennast ikka üksikuna. Samas te tahaksite ju targalt käituda, onju. Kui te nüüd siin näete mingit olukorda, mis teile tundub nagu uudne, mis võib-olla teile ei sobi, siis te kohe lahkute sellest olukorrast. Te nagu kardate, kui ta saab mingid positiivsed uudised või kui tal jälle midagi uut toimumas on, ja siis ta kiiresti läheb nagu minema ja teile nagu see üldse ei meeldi. Miks? Sest ta muutub kohe aktiivseks. Ja peale kõnesid tavaliselt ta läheb kohe minema. Ja teie arvate, et ta lähebki kellegi naisterahva juurde, kes talle meeldib ja seal siis nad mingid koostööd teevad, onju. Teil on siukene tunne. Ma ei tea, kas te arvate, et see ongi fakt, et nii on, või see on ainult lihtsalt teie arvamus sellest. Seda ma nagu ei oska praegu öelda, sest näitab praegu teie varjatud hirme selle mehe suhtes, onju, kelle peale te mõtlete. Nii, teie varjatud hirmud tema suhtes. Mis siin veel on? Te näete seda, et iga väiksemgi vihje mingisugusele tööle või kuskile tööle minekuga tekitab temas väga head tuju, enesega rahulolu. Ja siis te nagu näete, et ta siis lähebki kuskile ära eemale. Te näete, et ta on jälle kuskile teel, see teid väga-väga kurvastab. Ja te ei tunne, et see mees teid armastaks, et ta armastab seal kedagi teist, aga mitte teid. Nii. Vaatame, et kas need hirmud on ju, mida te tema suhtes tunnete, kas need vastavad ka tõele. Vaatame, kas need hirmud vastavad ka tõele. Näitab, et mees töötab. Töö, mida ta teeb, ta armastab. Kas teie hirmud vastavad tõele? Ja näitab pidevalt tööga seoses, et nii kui mingid uudised tulevad või helistatakse, mida kohe kiiresti kaob minema, onju. Kas teie nendel hirmudel on siis alust, kas see vastab tõele? Ta ise väidab, et mul ei ole midagi, et mul on ainult tööasjad. Ta nagu kaitseb ennast, kui te nagu kuidagi sõnadega ründate teda. Tema väidabki, et see on ainult tööasjad mulle. Mul ei ole see mitte midagi muud taga. Teil on olnud sellega seoses tõesti ikkagi aeg-ajalt tülisid. See ongi see üks koht, mis teil energiat väga ära võtab. Siis te tunnetegi, et te olete justkui lõksus. Teil on tunne, et ma ei tea, kuhu see kõik läheb, kuhu see läbisaamine või see suhe läheb. Ja te tunnete, et olete nagu ohvi rollis, on, et ma ei saa nagu selles olukorras midagi muuta. Te arvate, et see kõik, mida ma temast mõtlen, et see jääbki ainult unistuseks, sest ta jääbki neid inimesi aitama, aga mina ei taha isegi selle peale mitte mõelda. Ma tahaks juba, et mu süda läheks tasakaalu, et ta kogu aeg ei tunneks seda valu, seda, et võib-olla sellel mehel on keegi teine. Te ei taha tunda seda armuvalu. Te tahaksite, et see kõik oleks möödas, et oleks tasakaalus, et ei peaks kogu aeg kurvastama. Aga teid kogu aeg nagu tõmbab selle mehe ligi. Te ei ole ikka veel õppetundi selle mehed kätte saanud. Ja ikka ja jälle, hakkate selle mehega suhtlema. Ma räägin, kui te just koos ei ela. Kui te koos elate, siis ikkagi te ei suuda temast nagu lahti öelda. Kui selleks tõesti isegi on põhjust, onju. Sest olete väga tugevas sõltuvuses nagu sellest mehest.
mida te peaksite antud olukorras tegema? No seoses nüüd selle mehega. Mis see on? Mida te peate antud olukorras tegema? Ja näidake seda sõltuvust, et kõik, mis on tööga seotud, jälle see mees läheb aktiivselt kuskile. Mida te peate sellega antud olukorras tegema? Kuidas peaksite käituma? Et see on nüüd teie valik, kui kaua te jälgite tema käimisi ja tema rõõmsat olemist ja tema, kas teda oma ego upitamist läbi mingi teiste aitamise, midagi seal on. Et see on teie valik, kui kaua te seda mehe käitumisi ja tegemisi jälgite. See on teie valik. Teie valik on, kuhu te lähete, mis tegevusi te edaspidi tegema hakkate. Aga hoida ennast sellises pidevas hirmuseisundis ei ole ka nagu õige. Kuidas te peaksite selles olukorras käituma? No öeldakse, et ei ole vaja ja ei ole mõtet sellel mehel kogu aeg taga käia, kogu aeg uurida, kus ta, et lõpetage see tema järel käimine ära. Lõpetage täiesti ära, laske asi täiesti vabaks. Aga selles mõttes, et ta üldse enam ei, et see naine ei uuriks üldse enam selle mehe kohta või? Et jah, et las see mees käib ja teeb see, mis tal teha on. Ja kui ta tõesti ei taha teiega koos olla, siis ta lihtsalt kõnnib minema. Et kui te ei hoia teda kinni ja vaatate, kuidas ta käitub, siis võimalik, et kui see ei ole teile määratud, siis see mees nagunii lahkub teie elust. Et laske ta lihtsalt tegutseda, nagu ta tegutseb, et ega suht kiiresti, kui te ei hakka enam jälgima, teda nagu kinni hoidma, eks ole, lasete selle suhte vabaks, te ei tea, mis see ees ootab, te ei tea, mis tundeid hakkate tundma, aga lihtsalt lõpetate jälgimise ära, siis huvitaval kombel tõesti võibki niimoodi olla, et mees ise läheb teie juurest ära. Sest ta võib-olla hoidiski kinni ainult see, et teie olite temasse kiindunud, te hoidsite temast kinni, teil oli hirm, on ju, ja ta nagu tajus seda, aga kui te lõpetate tema jälgimise, lasete mõttest ta täiesti lahti, siis äkki te tundute nagu kuidagi tema jaoks hästi ebahuvitav, näete, ei tunnegi huvi, kuhu ma lähen. Ja kui ta teist päriselt sisse võetud ei ole, siis ta läheb lihtsalt teie elust ära. Aga kas see mees armastab teid? Ei. Sellel mehel on tähtis ainult materiaalne elu ja raha. Sellised asjad. Muu teda ei huvita. Et kahjuks ma näen, et siin ei ole nagu tal teie vastu tundeid. Võib teid ka lihtsalt mingis mõttes ära kasutada. Võib-olla ta, kui te nüüd elate koos, et võib-olla ta ei pea siis üüri maksma. Ta saab lihtsalt nii-öelda tasuta elada teie kulul, on ju. Et siin ei ole armastusest juttu ka mitte sellel mehel, et see mees ei armasta teid. Kas kõrgemad jõud soovitavad teil üldse selle mehega suhe lõpetada? Kõrgemad ütlevad, nad saavad aru, et te armastate seda meest. Aga oleks aeg see asi juba minevikku jätta ja otsida uusi väljundeid ehk uusi teid, uusi väljakutseid, võib-olla ka uusi inimesi. Et laske see suhe armastusega lahti. Kui te tõesti näete, et see suhe ei vii kuskil, et see mees ei ole teist niimoodi huvitatud, on ju. Laske see suhe lahti ja uskuge, et teil tulevad hoopis teistsugused võimalused, kui te selle mehe oma elust päriselt lahti lasete. Selline oli siis nõuanne kõrgemalt poolt teile. Selline oli tänane ladumine. Pange like, kui teile meeldis. Kirjutage kommentaar, kui soovite. Uued tulijad, vajutage tellinuppu ja ka kellukest, siis edaspidi saate alati teavituse, kui ma olen uue video üles laadinud. Ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.